tere, ma olen Keili. Kõige olulisem on see, et ma olen ema, aga ma olen ka telesaatejuht ja produtsent. Minu jaoks on rahatarkus olnud alati väga olulisel kohal. Sellepärast, et kui ma olin väike, kui ma sündisin, siis mu vanaisa hakkas mulle koguma raha ja see summa, mis ma siis lõpuks tema käest sain, kui ma sain 18, see on väga palju kujundanud mu karjääri praeguseks hetkeks, sest et selle rahaga ma sain minna Ameerikasse ülikooli. Ja see oli tegelikult üsna haruldane, et 90-ndatel niimoodi mu vanaisa otsustas, et ta hakkab sisuliselt endale madratsi alla kroone koguma ja et ta tegi seda kõik need aastad, ei puutunud seda kordagi. Ma olen alati osanud mingis mõttes rahaga ümber käia. Mu lähedased võib-olla naeravad. Kui ma olin 13, ma olin modellina, töötasin üksinda Madridis ja seal mul oli kindel summa, millega ma pidin hakkama saama. Samamoodi ma hakkasin juba päris varakult kooli kõrvalt tööd tegema, et mul oleks oma taskuraha. Investeerimisega alustamine oli omaette teekond või kuidagi selline hirm, mida ma veits kartsin. Mul oli selline tunne, et ma olen sellest rongist maha jäänud, et kõik, kes juba teevad, teavad ülihästi, mida nad teevad ja teised ei tee mitte midagi ja neil pole halli aimuga, mis toimub. Ma vist rääkisin ühe oma sõbraga, kes töötas pangas sellel ajal. Tema natukene aitas mind, aga vähemalt ma tegin selle ära, et täiesti ausalt mind õpetaski investeerima ja aitas investeerimise juurde tuua Martin Laitierist. Tema kontoris istusime, siis ta tegi mulle mingisuguseid ringikesi ja jooni ja numbreid kirjutas ja see oli reaalselt investeerimine for dummies. Et kuigi mulle meeldib hetkes elada, siis tegelikult on ikkagi hea, kui kas sa ise oskad mõelda enda tuleviku peale või keegi teeb seda vähemalt noores eas sinu eest. Ja sellepärast, kui ma poja sain, siis üks asi, mida ma teadsin, et ma kindlasti tegema hakkan, on see, et ma hakkan ka temale sellist väikest fondi koguma. Ma mõtlesingi, et ma hakkan siis tema eest võib-olla investeerima, ma teen temale sellise konto, kus ma iga kuu midagi kõrvale panen. Pigem võib-olla ma lihtsalt tahan, et mu raha ei põleks ja ma olen näinud nüüd ka alguses väikeste summadega kasvatades, et see päriselt töötab ja põnev on olnud seda kõik kõrvalt õppida. Aga kindlasti ma tahan oma tulevikku kindlustada. Enda tulevikku, enda perekonna tulevikku. Naisena tunnen ka, et see tekitab mulle hea tunde, kui mul on ka iseenda tagala olemas. Minu enda plaanis on erinevaid instrumente, ETF-e ja erinevaid aktsiaid, mingid selliseid, mida ma usaldan, mingid tooteid, mida ma kasutan. Seal on ka paar sellist, võib-olla natuke riskantsemat otsust ja paar sellist, millega ma paari kuu jooksul siis vahepeal müün, vahepeal ostan tagasi. Mul on nagu jaksu ja aega tegeleda investeerimisega, puhtalt sellepärast, et see on tänasel päeval nii lihtsaks tehtud.